autominutid toob teieni Alexela. CNG gaasil liikuva sõiduautoga maksad 100 kilomeetri läbimise eest pisut üle 3 euro, mis teeb Tallinn-Tartu otsa eest 6 eurot. No vaatamata soodsale sõidukilomeetrile pole uudsed kütust tarbivad sõidukid veel massidesse jõudnud. Ilmselt on põhjuseks uus tehnoloogia ja eks see kõik tahab pisut harjumist. Täna räägime CNG sõiduauto eelistest ja puudustest Margega. Marge on seda sorti autoga sõitnud juba 3 aastat ja käinud isegi pikal Euroopa reisil. Marge Rehepapp sõidab 2015. aasta Škoda Octaviaga, millel on võimekas mootor ja välimus, mis ei reeda tema erilist kütust. CNG auto on olemuselt hübriid, kuna kasutab liikumiseks nii gaasi kui bensiini. Kui gaas otsa saab, lülitab auto ennast automaatselt ümber bensiinile. Marge, kas sina oskad vahet teha diiselmootoriga Octavial ja CNG gaasi kasutaval Octavial? Sest välimus on neil ju mõlemal sama. Tõesti, välimus on sama ja kaugelt küll ei saa aru, et oleks midagi teistmoodi. Miks sa otsustasid loobuda bensiini või diiselkütusega sõitvatest autodest? Sellepärast, et ma olen ammu mõelnud, et võiks olla keskkonnasõbralikum ja et kindlasti on ka ökonoomsem. Ava nüüd natuke oma kaarte ja ütle, milline mulje oli esmakordselt CNG auto rooli istudes? Esmakordselt me saime auto nädalavahetuseks proovida ja läksime Saaremaale. Me sõitsime läbi 385 kilomeetrit enne, kui mootor siis lülitas ennast ise bensiini peale. Et see oli tõesti üllatav ja see oli talv, väga hullud teeolud olid ja me olime 4 täiskasvanud inimesega selles autos. Kui palju üks paagitäis CNG autol maksab? Võtame aluseks selle sama konkreetse Škoda Octavia, millega te proovisõitu tegite. Proovisõidu autol läks 12 euro eest terve paak. Aga nüüd, kui selle autoga juba mõnda aega liigutud on, seda tarbitud, siis millised on selle auto sellised head ja vead? Ökonoomsus, keskkonnasõbralikkus, hea varustus, ruumikas, aga vead võib-olla ongi selles, et kuna neid tanklaid ei ole niimoodi igal pool nagu bensiinijaamu, siis ainuke viga ongi selles, et sa pead käima ekstra selleks tankimas. Millist hooldust CNG sõiduk vajab? Tavahooldus iga 15 000 kilomeetri tagant ja gaasiseadmed erihooldust ei vaja. Kui palju sina kuus või aastas autoga sõidad? Oled sa kalkuleerinud, kui palju sa juba raha kokku oled hoidnud sellega, et sa sõidad CNG sõidukiga? Aastaga olen sõitnud 30 000 kilomeetrit ja selleks on kulunud umbes 1020 eurot. Aga diiselautoga oleks see läinud umbes 2300 eurot. Nii et vahe on märgatav. Sa oled selle autoga käinud ka reisil Euroopas. Milliseks sa hindad Euroopa kogemust? Kui keeruline või lihtne on Euroopas reisides CNG tanklaid leida? Üldiselt leiab, aga muidugi peab olema natukene aega ja ettevalmistust, et CNG Euroopa.com on selline koht, kus saab teada, kus on kõik gaasitanklad ja ennem tuleb siis natukene eeltööd teha ja need ära märkida, mis jäävad sinu trassi lähedale. Muidugi ei ole see nii lihtne nagu bensiiniga, et iga 30 kilomeetri järgi on kohe siin maantee ääres, aga võimalik on. Kas teadsid, et biometaani kujul toodetakse CNG-d juba praegu siinsamas Eestis ja Alexela CNG tanklad tangivad 100% sedasama eestimaist kütust? Näiteks Viljandi külje all on üks farm, kes toodab biometaani põllumajandusjäätmetest. Kuid võimalusi rohegaasi tootmiseks on teisigi ja kindlasti lisandub õige pea juba uusi tootjaid. Laienenud tanklavõrgustik on teinud CNG autode kasutamise mugavaks ja mis kõige tähtsam, taastuvat kütust kasutades teed keskkonnale suure teene. Hea uudis on ka kõigile CNG auto omanikele. Nimelt õige pea lisandub uus tankla Tallinnasse, Pääskülla. Sellised olidki autominutid. Kohtumiseni juba järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.